Nii, kiitus Jumalale. Läheme jälle Jumala sõna juurde. Aga palvetame ennem, kui me läheme selle konkreetse teema juurde. Isa, ma usaldan sinu kätte kogu selle koosoleku. Isa, anna meile täna ilmutuslikke teadmisi, Isa, et me õpiksime sind tundma, mõistaksime sinu viise ja plaane, kuidas sa tegutsed. Isa, ava mulle ka sõna uks rääkida selguse ja konkreetsusega seda, mis on sinu südames, Isa, et las sinu tahe saab teostatud selle koosoleku jaoks, et me saame ehitatud, usus üles õhutatud ja Isa, ja ma tänan sind läbimurrangute ja muutuste ja lahenduste eest, mis tulevad. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii, mul on täna selline lihtne lakooniline pealkiri, mis on seisa vastu kuradile. Nüüd, kuna põhiteema on jällegi see, et miks kristlased on haiged, siis üks põhjuseid ongi see, et aete vahel ka kristlased ei oska ära määratleda seda, et kurat on see, kes on põhjustanud ja nad ei võta selget positsiooni selle suhtes. Ja läheme Apostlite 10.38. Üks asi, mis ma sulle hoiatan ette, et sa ei kuulegi enam kindlasti, kui sa oled siin koguduses juba käinud, mitte midagi uut. Nüüd, selleks, et usk võiks kasvada, ei ole vaja uut kuulda, vaid sul on vaja sellest vanast vahest kinni haarata ja teatud nii-öelda ilmutused saada Jumala käest. Ja Apostlid 10.38. Ja paneme ühe rea siin järjest paika. Ja see ütleb niimoodi, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega. Kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Nüüd sa võid näha, siin tõuakse üks väga oluline asi. Nüüd ta kirjeldab tegelikult Jeesuse teenistust. Ja selle sees ta ütleb niimoodi, et ta tegi head ja parandas kõiki. Nüüd keda kõiki? Nüüd ta kirjeldab, missugused need kõik olid siis, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ehk siis ka võiks öelda ka meelevalla või nii-öelda saanud valitseda nende üle. Nüüd me võime tegelikult üsna selgelt selle põhjale öelda ja tegelikult vaadates ka teisi piibli kirjakohti, siis et haigused on kuratliku tagapõhjaga. Nüüd see ei tähenda seda, et see inimene, kes on haige, et tal on kohe kuri vaim, vaid kurat oma sellega ütleme, kui ta inimene langes ka pattu, nii Adam kui Eeva, siis pärast seda kuradil tekkis meelevald siin maa peal nii-öelda valitseda ja tuua ka haigusi. Ja selles mõttes ta ongi, et kui haigus on tulnud inimese ellu, siis see on kuratliku tagapõhjaga. See ei ole Jumala käest tulnud, see ei ole mingi Jumala kingitus või Jumala plaan või Jumala õnnistus või Jumala õpetus või midagi taolist, vaid see on kuratlik oma olemuselt. Ja me peame sellesse niimoodi suhtuma väga selgelt. Et see ei saa olla lihtsalt, mis te teha saame ja üks lihtsalt on süke ja nüüd vaeta vahel, kui inimene, ütleme, on selle haigusega nii-öelda, kuidas me jätame võitlemas või sellega vastu seismas, see võib võtta mingi aja. Nüüd see ei tähenda seda, et tal on kohe kuri vaim seljas, aga iva on selles just, et ta peab teadma, et see ei ole Jumala poolt tulnud ja ta peab väga selge positsiooni võtma, et ta ei nõustu sellega, ta ei kirjuta sellele alla, ta ei ole sellega nõus, et see haigus peaks tema ihus olema. Nüüd vaatame korra Johannese 10.10. Jeesus räägib sellest, milleks tema on tulnud ja vastandab siin ennast kellelegi, keda nimetada vargaks. Ja siin ei ole väga palju vaja arvata, kellest on jutt, siis ilmselgelt on jutt tegelikult jällegi kuradist. Johannese 10.10 ütleb, varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ning hukkama. Tõlkid kasutavad selle viimase koha peal siis ka hävitama. Ta ütleb, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Me näeme, Jeesus on tulnud selleks, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Ja kurat on tulnud, ta toob välja 3 põhiala. Ta ütleb just, et ta on tulnud varastama, ka tapma ja hukkama ehk siis hävitama. Nüüd, kui sa kuskil enda ümber näed midagi sellist toimumas, me räägime ka isegi laiemas mõttes, kui me räägime kas või ütleme, riikide kontekstis või üle maailma, kus on kuskil võib-olla katastroofid, sõjad, erinevad sellist tüüpi asjad, kus on siis ka varastamine ja tapmine, siis kurat on nende asjade taga. Ta on mõjutamas inimesi ja need otsused on tehtud ja siis see põhjustab seda, et inimesed siis kas neilt varastatakse või neid tapetakse, nad surevad siis erinevatel põhjustel, mis ei ole ilmselt Jumala plaan olnud ja sellega kaasas on ka häving. Nüüd, kui me räägime üksikisikust, siis haigus on tegelikult ka mingil kombel midagi, mis varastab sult midagi.
see varastab sinu vabadust, see varastab sinu võib-olla teatud kontekstis rõõmu, see varastab sinu nii-öelda seda, et sa võid ennast hästi tunda isegi erinevaid selliseid asju, siis tapmas näeme seda, et see võib olla see kaugem eesmärk, et see inimese füüsiline surm võiks tulla varem, kui see plaanitud on. Ja hävitama, see toob hävingut inimese ellu. Nüüd me näeme, et kurat on sellist tüüpi asjade taga ja me peame selge positsiooni võtma ja selle kvalifitseerima, sest et kui see asi ei ole meie jaoks selge pilt, siis me ei võta positsiooni. Kui see on meie jaoks lihtsalt, kõik on ju haiged ja kõik on, ega midagi teha ei saa, siis me oleme, nagu öeldakse, sellises väga ebamäärases kohas. Näiteks üks väga selge vale, mille kurat on ette söötnud ja väga suurele osale maailmale üldse selle, nii-öelda, kes on selle alla neelanud, ma mõtlen siis ka need, kes ei ole kristlased muidugi, on see, et nad ei usu üldse kuradi olemasolu. Ja teda pole olemaski nagu. Ja samas ta on tegutsemas väga paljudes kohtades, mõjutamas, manipuleerimas inimesi ja nii-öelda teostamas oma eesmärke, aga see on üks väga selge vale jälle, mis inimesed on alla neelanud. Aga meie kristlasena peame teadma, kes ta on, kus ta on, samas me ei peaks olema hirmu all ega kartuses. Nüüd enne kui me lähme veel sellega edasi, paneme ühe olulise asja veel paika. Kui me nüüd kokku puutume kuradiga, selles mõttes me puutume oma elus kõik tegelikult temaga kokku mingil kombel ja me praktikas on see siis kurjad vaimud, kes on siis nii-öelda tegutsemas. Need Luuka 9.1 vaata. Ja missugune on meie nii-öelda positsioon või meie roll tema suhtes ja mismoodi me tegutseme ja mismoodi me kavatseme nii-öelda oma positsiooni sisse võtta. Luuka 9.1 ütleb. Ta räägib siin siis, Jeesus kutsus kokku siis need 12, ta räägib siis nendest apostlitest. Ta kutsus kokku need 12 ja andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja tõbesid parandada. Ja läkitas nad välja kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks. Kui sa märkad seda sõnastust, ütleb, et ta andis neile, ta ütleb 2 asja just, väe ja meelevalla. Ta ei räägi lihtsalt, ta ütleb meelega need 2 asja välja. Vägi ja meelevald. Nüüd kõige lihtsam ja tavalisem näide, millega me võib-olla ise mingis kontekstis kokku puutume, ütleme, kui politseinik seisab näiteks seal oma autoga tee ääres ja on võib-olla autost väljas ja võib mõõtmas kiirust ja avastab, et keegi sõidab kiiremini, siis tal on meelevald seda autot peatada. Tal on tegelikult, tal ei pea isegi mingit saua isegi käes otsas olemas, ta lihtsalt vibutab käega või viitab käega ja see auto peaks peatuma. Ma kasutan väljendit peaks, sest et tal on meelevald seda teha. See riik on andnud talle seadusega selleks õiguse, teatud viisid ja põhjused, kuidas ta millal ta võib seda teha ja ta võib seda teha siis sellises situatsioonis. Nüüd, kui see auto ei peatu ja nii-öelda sõidab mööda, siis saab rakenduda teine asi, see on vägi teda peatada. See tähendab seda, et siis talle kas sõidetakse järgi, kasutatakse erinevaid vahendeid, siis mis iganes need on need, ma mäletan, kuidas seda imeesandust nimetakse, visatakse üle tee see naertest riba ja sõidab autol puruks, kui asi läheb väga tõsiseks, siis nad tulistavad auto tagumisse rattasse, isegi selliseid asju on vahest tehtud, aga selliseid asju nad väldivad, et kohe tulirelva hakata kasutama. Kutsutakse ei ole teised nii-öelda ka politsei ekipaažid välja. Aga see tähendab seda, et nüüd nad rakendavad väge, et seda peatada. Nüüd siin on see sama asi, nüüd kui ta ütleb ka, et kui ta kuradiga on tegelemas, siis see meie kätte samuti me võime öelda ka, kuigi ta räägib siin praegu apostlitest, aga tegelikult me võime näha piiblis mujal, et see vägi ja meelevald on antud ka meie kätte. Niisiis ka samamoodi meil on ka vägi ja meelevald kuradi üle. Nüüd üks on see sama, et sa ütled ja käsitemal peatuda, käsitemal lõpetada oma tegevuse ja kui ta ei peaks peatuma, siis rakendatakse väge. Ja mõlemad on sinu kätte usaldatud. Et see on see, me peame seda teadma, et nagu mõni ütleb, et kurat võib-olla ei lähe välja või ei taha teha seda või ei taha lahkuda midagi taolist. Ega ta ei tahagi. Aga kui sina kasutad oma väge ja meelevalda, siis ta peab ja ta sunnitakse lihtsalt lahkuma. Ja siin ei ole nagu mingit küsimust. Vaatame korra ühte teist kirja kohta siin samal lähedal. See on Luuka 10.17. Nüüd kui nad
Neile anti see vägi ja meelevald ja läkitati nad välja Jumala sõna või Jumala riiki kuulutama ja haigeid terveks tegema, siis nad tulevad tagasi ja nad annavad sellest asjast nagu niisuguse tunnistuse või räägivad sellest, mis toimus, mis sündis. Ja Luuka 10:17 ütleb, siis need 70 tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid, me näeme siin, et see meelevald anti ka 70, mitte ainult 12 ja vägi ja meelevald. Ja tulevad tagasi rõõmuga ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Aga ta ütles neile, ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionite peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Ometi ärge rõõmutsege, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Siin on päris palju olulisi tõdesid. Nüüd nad tulevad tagasi ja nad annavad hinnangu ja ütlevad seda, et need kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Nüüd siin on üks asi, mis oleks veel eraldi teema rääkida Jeesuse nimest ja sellest nime meelevallast. Nüüd me peame aru saama, et see ei ole lihtsalt üks maagiline sõnakõlks või lihtsalt mingi nimi, mida me ütleme Jeesuse nimel või vahest ütleme palve lõppu, inimesed ütlevad, palume seda Jeesuse nimel või kui me anname ka käskluse kuradile Jeesuse nimel, siis see ei ole lihtsalt mingisuguse sõnakõlks, vaid see väljendab volitust. Näiteks sa võid vaadata üks huvitav lugu, mis vahetevahel võib-olla mõne inimesel tekitab segadust. See on seesama sõjapealiku lugu, kui ta tuleb Jeesuse juurde. Ja kui sa vaatad ühes evangeeliumis, on öeldud seda, et see sõjapealik ise ei tulnud, vaid ta läkitas kellegi teise. Ja siis tekib mulje, et nagu kas üks nendest evangeeliumitest räägib nüüd valetab või teine räägib tõtt või kas need on omavahel vastuolus või kuidagi, miks siis ühes on öeldud, et ta läkitas kellegi teise ja siis ütles, et ta tuli ise. Iva ongi selles, et see on seesama arusaamine sellest samast meelevallast ja läkitusest. See tähendab seda, et kui meie ütleme Jeesuse nimel, siis see kuradi jaoks vaimses mõttes ei ole vahet, kas Jeesus ütles seda või meie ütlesime seda. Ehk siis tähendab, Jeesus ei enda nimel ütlema küll, aga just seesama, et see teeb sama välja, kui Jeesus rakendaks oma meelevalda tema üle. Ja seesama meelevald on meie kätte usaldatud. Et see on seesama asi, me peame sellest aru saama, ta ütlebki sinu nime tõttu. Ja tähendab siis selle sama volitusega, selle sama meelevallaga, mis Jeesuse käes oli ja mis ta on andnud ka meile kui kristlastele kasutada, meil on meelevald kuradi üle. Ja see on asi, ja kui me vaatame nüüd seda konteksti siin, just ennem oli ka juttu sellele, et nii-öelda hajada kurje väime välja ja tõbesid parandada. Me näeme, et on käsi käes pandud. Ma vaatan just eelmist nii-öelda salmi, mis ma ütlesin, Luuka 9:1 oli see. Ja seal ta ütles veel, meelevalla kõigi kurjade vaimud üle ja tõbesid parandada. Kui sa vaatad see sõnastus, me saame aru, loogiline oleks see, et meelevalla kõigi kurjade vaimude üle, aga ka meelevalla tõbesid parandada. Kuna haigused on kuratliku tagapõhjaga, siis ka meil on haiguste üle meelevald. Seesama oligi seesama, et nad läksid väe ja meelevallaga, seesama, et nad andsid käskluse haigusel lahkuda. Nüüd üks asi, mis me peame aru saama, haigus ei ole isik, aga piiblis on väga palju selline, me peame mõistma asju seda, et asjadel on nimed ja Jeesuse nimi on pandud üle iga nime ja need asjad peavad ka kuuletuma ja alistuma. Ja kui sina annad haigusele käskluse lahkuda, lõpetada oma tegevuse, siis tema peab kuuletuma. Ma kasutan võib-olla sõna tema, ma ei mõtle, et ta isik on, aga just selles mõttes, et see haigus peab kuuletuma, peab alistuma ja peab lahkuma. See on kuratliku päritoluga asi. Et me peame aru saama sellest, ka piiblis on meil mitmeid näiteid ka sellest, kuidas teatud asjad on kurat on otseselt põhjustanud. Näiteks üks meil on selge näide, kus on toodud, kui Hiobit löödi kurjade paisetega, siis me näeme, seal on öeldud ka, saatan läks ja lõi teda kurjade paisetega. Me näeme, kuidas selle haiguse taga, selle põhjuse taga või selle tekkimise taha oli kurat otseselt. Ja saame aru ka teatud isegi probleemid, kui me räägime isegi loomulikus maailmas probleemi, näiteks ka isegi maavärinad ja tegelikult ka igasugused õnnestused, katastroofid on sageli kuratliku tagapõhjaga ja kurat on neid korraldamas ja organiseerimas.
Nüüd see on seesama, et meil kui kristlastel on vaja olla tark. Üks asi on see, et Jumala vaim juhib sind ja sa ei pea teatud kohtades ja teatud aegadel olema. Teine asi on, et sul on ka meelevald ka loodusjõudusid peata. Jeesus ütles ka lainetele või merele, et ole vait ja vaga. Ja see ei olnud see, et Jumal lihtsalt tahtis midagi neile õpetada ja teha. Ei, ta sai aru, et see on kuratliku tagapõhjaga, seal tuli tapma, hävitama ja midagi varastama. Ja sellel tuli stopp panna. Et me peame aru saama sellest meelevallast, kui on midagi sellist, siis meil on meelevald ja me peame võtma selge positsiooni. Me ei luba, me ei nõustu, me ei kirjuta selle alla. Amen. Et see on see väga oluline asi, kui me räägime just meelevallast ja sellest, kui me puutume kokku kuradiga. Nüüd lähme Efestele 4. peatükki. Nüüd see oli oluline siia algusesse paika panna. Nüüd sa võid ise muidugi meelevalla teemat veel pikemalt uurida, sest sellest on meil piiblis päris mitmes kohas juttu. Efesuse kirja 1. peatükis näiteks seesama palve, mis Paulus nende koguduste eest palus. Ta palub just selle sama arusaamise pärast, et see ilmutus sellest positsioonist ja sellest meelevallast, mis meile kui kogudusele on antud, kelle peaks on Jeesus pandud. Ja see on midagi sellist, mida me peaksime paluma, et meil see ilmutus võiks tulla. Ja päris suur osa kristlastest tegelikult ei ole pihta saanud sellest meelevallale, mis nad omavad. Ja meil on vaja sellest ilmutust tegelikult, mitte ainult mentaalset teadmist. Nüüd vaatan Efesestel 4.25. Nüüd ta ütleb niimoodi, sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Nüüd see on lihtsalt huvitav siia mõelda natuke selle asja juures. See kiri on kirjutatud kellele? Kristlastele, kogudusele. Ja nendel kästakse mida teha? Jätta maha vale ja rääkida tõtt üksteisega. Tähendab seda, et nagu öeldakse, kristlased, lõpetage valetamine ära, ütleb ta põhimõtteliselt. Ütleb küll seda veel natukene ilusamas sõnastuses. Aga see on see tehniliselt, mis ta ütleb. Mis ta edasi ütleb? Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Nüüd teatud kontekstis inimene võib vihastuda, aga sellega, et käestavad teod võivad olla valed. Et sa pead oskama, nagu öeldakse, ise panna need asjad stoppi. Ja siis ta ütleb, ja ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle. Ja ärge andke maad kuradile. Nüüd see viimane fraas on päris oluline selles kontekstis. Muidugi võiks eraldi vaadata selles kontekstis. Ta räägib siis valetamisest, vihastamisest ja siis vihaga kaasas käivatest, ütleme siis ka valedest tegudest. Ja siis ta ütleb, ja ärge andke maad kuradile. Järelikult need on kaks elementi ka, mida kurat kasutab. Üks on valetamine ja teine on ka just viha ja raev, ütleme, ja kus sellega kaasnevad teatud valed teod tegelikult. Aga nüüd ütleb, ja ärge andke maad kuradile. Nüüd ma loen sulle selle sama viimase fraasi 27. salmi laine tõlkes. Ta ütleb, ärge jätke kuradile sellist ruumi ega tugipunkti, ära anna talle võimalust. Nüüd, millest ta räägib? Ta ütleb, esiteks, ärge jätke kuradile sellist ruumi. Mis ruumi? Nüüd, ruumi tähendab selles mõttes, et vaata, kui nii-öelda, kujutame ette, üks buss on, nagu öeldakse, topitud täis rahvast, siis nagu öeldakse, keegi inimene tahab veel peale tulla, siis meil on võimalik temale ruumi võib-olla veel tekitada, kui me pressime üksteist kokku. Aga meil on võimalik nahaalid olla ja mitte temale ruumi tekitada. Nüüd see ongi see sama mõte just selles samas asjas. Tähendab seda, et kui kuradiga on tegu ja tema tahaks tulla tegutsema, midagi nii-öelda omalt poolt sisse paigutada, omalt poolt midagi öelda, arvata, siis me ei pea talle ruumi tekitama, ehk siis talle kohta tekitama, kus tema saaks tulla. See on see, mida ta ütleb. Ja huvitav sõnastus on see just, kui sa vaatad, ja ärge andke, nagu meie siis tavaline sõlkes ütleb, või ärge jätke. Niisiis, see on meie otsuse ja valiku küsimus, kas me anname kuradile ruumi või ei anna kuradile ruumi. Nüüd, teine sõna on siin tugipunkt. Nüüd me kasutame ühte teist sõna, mis tegelikult võib ka teda tõlkida. See on tegelikult jalatäitki.
See ongi just seesama väljend tegelikult, on seal läinud tõlge tegelikult kasutabki seda väljendit, aga see sisu mõttes, kui sa hakkad ümber tõlkima, siis ta tegelikult on seesama tugipunkt, seesama jalatäitki, et näiteks kui sa ei jäta jalatäitki ruumi, see tähendab seda, et tal ei ole mitte kuhugi astuda võimalik, mitte kuhugi oma jalga maha panna võimalik, ehk siis tugipunkti tal ei ole. Nüüd, ja ära anna talle võimalust. Nüüd kõik need asjad on see, et sina ära tee seda. Nüüd me jõuame siit ühe väga tõsise järelduseni. Kui kurat on kuskil saanud tegutseda sinu elus, siis enesele aru andmata või mingil põhjusel sa oled andnud selleks võimaluse. Nüüd see ei ole mitte öeldud hukkamõistuks, vaid iva on selles, et me peame, nagu öeldakse sageli, selle üles leidma ja ära tabama, kus on uks lahti. Ma toon siia ühe võib-olla väga tõsise näite või mõned inimesed ei ole seda niimoodi mõelnud. Kui kristlane on haige ja püsivalt haige, siis kuskilt on kurat saanud sisse tulla. Nüüd see ei pea olema see, et ta elab patus tingimata. See võib olla mingi alaga näiteks, kus tal on teadmatus, kus ta võib-olla mingit asja ei mõista. Võib-olla ta peab kuskil kasutama oma meelevalda, erinevad asjad võivad olla. Vaate vahel tal on vaja usus seista selle asja suhtes. Vaate vahel tal on vaja, võib-olla mõnes situatsioonis ongi vaja meelt parandada mingist asjast. Ja mingisugune uks on kuskil lahti jäänud, mingisugune koht on, kus on antud võimalus. Nüüd see võimalus tuleb, nagu öeldakse, sulgeda. Ja see uks tuleb kinni panna ja see ruum tuleb nii-öelda tema jaoks kõrvaldada. Nüüd sageli meil on vaja teada see saada ja see on, kus sa seda informatsiooni saad, sa ei saa seda mentaalselt analüüsi ja samas seda, me ei tohiks seda printsiipi võtta ka enesele hukkamõistuks. Mina olen lastud nüüd kuradil oma ellu tulla ja ma olen nüüd nii vilets ja mis iganes. See ei võiks olla see suhtumine. Vaid see on see suhtumine, okei, nüüd ma leian ülesse Jumala vaimu abiga, kus kohas on see auk, kus on see põhjus ja mis ma nüüd peaksin tegema. Nüüd see ongi sama asi tegelikult, mis me oleme päris sageli ka rääkinud seoses tervenemisega ka. Kui seal on mingisugused sümptomid või mingisugune haigus või mingis asi kerkib nii-öelda ülesse, siis kõigepealt ära hakka umbes lahmima. Ma kindlasti palvetan ja sõitlen või saadan oma palvesoovi või mis iganes inimesed teevad erinevaid asju. Kõige esimene tark asi on see küsida Jumala käest, mis on see strateegia, mis ma peaksin tegema. Kuidas ma saan selle ukse sulgeda ja kuidas kurat ukse taha tõsta selle asjaga seoses. Mis on see strateegia? Ja vahel Jumal näitab sulle ühe asja ja see ei pruugi üldse olla need standardsed asjad, mis võib-olla inimesed nii-öelda ise plaanivad. Ma toon ühe kõrvalteema, näiteks Kenneth Hagin ühes situatsioonist oli kellegi eest palvetamas, Jumala vaim andis talle südamesse, küsi selle inimese eest, kas ta on kümmise maksja. Ja tuli välja, et see inimene ei maksnud kümmist, ta käis seal koguduses ja tegelikult olid rääkinud ja õpetanud sellest teemast ja ta lihtsalt ignoreeris seda. Ja küsis, kas sa oled valmis seda tegema, ta ütles muidugi ausalt, et ta ei maksa kümmist. Ja et kas sa oled valmis oma meelt parandama ja hakkama maksma kui kümmist. Ta ütles, et jah, ma hakkan seda tegema. Ja siis ta kasutas meelevalda selle koha pealt just, et seesama õnnistus kuulub sulle ja palus temaga koos ja plaksti see inimene jäi terveks ja jäi püsivalt terveks. Ja nagu öeldakse, sageli on see võti võib olla erinevate inimese jaoks hoopis erinev, mis toob selle plaksti, selle lahenduse. Ja vahetevahel inimesed, nagu öeldakse, maadlevad mingisuguste asjadega väga pikki perioode ja nad ei leia üles seda põhjust või seda kohta, kus kurat on saanud sisse astuda. Kus on see jala täis või kus kohas on see maa või ruum, kus tal on antud võimalusest. Tema kasutab need asjad ära, nagu öeldakse, sest saame aru, kui ma tõin selle Hiobi näite, siis ka Hiobi elus oli teatud nii-öelda koht, kus ta oli auk. Piibel räägib sellest, et tema ümber oli ehitatud üks vaimses mõttes nagu üks aed. Hiobi raamatus on sellest juttu tegelikult. Ja seesama, ta oli lõhkunud selle aia maha oma hirmuga, mida ta kogu aeg korutas neid negatiivseid asju, äkki mu pojad on teinud ja äkki ja ta kogu aeg korutas seda ja ta tegelikult kõigis muudes asjades elas õieti ja käis koos Jumalaga. Jumal oli teda õnnistanud, aga see oli see koht, kus oli auk. Ja kurat isegi ei olnud sellest teadlik, aga mingis situatsioonis ta lõpuks sai teadlikuks ja kasutas kohe selle ära ja tõi hävituse, tõi ka surma ja tõi ka nii-öelda haigused selle sama ühe augu kaudu. Nüüd, kui Hiob hiljem seadis oma asjad korda ja tegelikult me näeme ka hiljem ta sai pihta selle, et see, mida ta kartis, see sündis talle ilmselgelt, kui ta selle nii-öelda ka kvalifitseeris, ta kõrvaldas ka selle oma elust, selle hirmu ja seadis teatud asjad korda ja plaksti ta sai nii-öelda terveks
ja Jumala õnnistus tuli tema ellu tagasi ja Jumala soosing tuli tema ellu tagasi ja tal sündisid ka uued lapsed tegelikult. Ja samas kõige huvitav on see, et Jumal andis talle kõike kahekordselt. Väga huvitaval kombel, kui sa hakkad lugema, siis laste arv ei ole see sama, vaid ta on nii-öelda täpselt sama number. Aga need teised ei olnud ka kuskil kadunud. Need on tänases mõistes taevas. Tol hetkel nad läksid küll kuskile nii-öelda ootama seda aega, kui oli võimalus sinna taevasse minna sellisel kombel. Aga nii et see on seesama, et näeme, Jumal andis talle kõike kahekordselt tegelikult. Nii et me peame seda nägema, et ongi sama vaja vahest üles leida ja kvalifitseerida, kus on see kuradi nii-öelda sissepääsu koht olnud. Ja see ongi seesama sageli asi, mõni inimesed peavad selle asemel, et saata oma palvesoove, selle asemel, et teha ühte ja teist ja kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat asja, on see, et võtta aega ja otsida Jumalat. Jumal, mis on see võti? Mis pöörab selle minu asja, kus on see asi ja vahest Jumal annab sulle selle teadmise ja see on võib-olla mingi asi, mis sa pead korrigeerima, võib-olla midagi sa pead korrastama ja see on see sama asi, millega ma tegelikult olen siin selle nii-öelda aasta jooksul või ütleme selle hooaja jooksul tegelenud just siin tervenduskoolis, miks kristlased on haiged. Sest et väga sageli need samad võtmed on need üksikud erinevad jutlused, mis ma olen rääkinud, see üks konkreetne asi võib sinu jaoks olla võti. Ja plaksti see asi saab pööratud ja tervenem tuleb väga kiiresti. Et see on see sama põhjus, et meil peab olema seda tarkust, et me otsime üles selle koha ja me ei lase sellel asjal lihtsalt istuda, et kurat saab nagu sisse astuda ja teha seda ja teist ja kolmandat. Et võtta aega ja see paneb vastutuse sinule. Seda ei saa keegi teine sinu eest teha, sa pead ise otsima Jumalat, ise küsima Jumala käest, mis on see võti, mis on see asi, mis selle asja avab minu jaoks ja toob selle lahenduse või mis ma peaksin tegema. Ja Jumal võib anda sulle erinevad strateegiad mõne inimese puhul. Sa pead võib-olla usus käima, oma usku ehitama ja liikuma lihtsalt samm-sammult edasi ja mingil hetkel see asi on kadunud su eest. Amen. Kiitus Jumalale selle eest. Nüüd vaatame korra Jakobuse 4. peatükki ja 7. salmi. Tuntud kirja kohta ütleb siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nüüd, kui sa vaatad seda väljendit, siis ta kasutab väljendit seiske vastu. Nüüd, mis tähendab seiske? Miks ta kasutab sükest väljendit? Seismine on midagi sellist, mis sa pead nagu öeldakse stabiilselt ja püsivalt tegema. Ma ütlen, kui sa ühe koha peal seisad, sa paned oma 2 jalga maha ja ütled, mis tähendab vastu seisma? See tähendab seda, et kui keegi sind üritab nügida või sellest positsioonist minema lükata, sa jääd sellesse kohta edasi. Sa hoiad oma positsiooni, võtad jalad natuke võib-olla harki isegi ja oled valmis nii-öelda. Ja see on seesama, et just see seismine tähendabki oma positsiooni säilitamist. Ja tegelikult mõned tõlked tõlgivad selle hoopis teistmoodi, ärge teatud asjadega nõustuge. Et sa ei nõustu teatud asjad, mis kurat pakub sulle, pakub ideid, pakub võib-olla mõtteid, pakub teatud valesid, ma ei kirjuta selle alla. Ma ei nõustu sellega, et see haigus saab minu ihus olla. Ma ei kirjuta sellele alla, ma ei ole sellega lihtsalt nõus ja ma seisan selle positsiooni peal, mida Jumala sõna ütleb ja ma seisan talle vastu. Nüüd see, kas sa märkad, see väljend ei ole see, et ainult üks kord sõitle, vaid ütleb, et seisa. See järelikult räägib ühest pikemast süksest printsiibist või pikemast süksest positsioonist, mille me peame sisse võtma. Ja see ongi see, mismoodi me peame konkreetne positsiooni võtma ja seisma selle peal, mis meil on antud. Amen.